Tervist, järjekordne Corner 1 hobikaardi sarja etapp siis Lange motokeskuses tõusud suurel välirajal otse kvalifikatsiooni, nagu ikka. Ja nii palju siis Lange etapist, et hiljem juba on näha, et Langel kipuvad kaardid olema pigem ebavõrdsed ja pigem päris suurte vahedega. Ja see võib päris oluliselt muuta võistluste käiku. Kvalifikatsioonis oli täitsa okei kaart. Pean vinguda väga. Seega siit võtame nii palju kui võtta annab. Päris palju sellest videost saab olema lihtsalt alla vaatamine ja rooli vaatamine. Seda nii-öelda inim DRS-i sai päris palju kasutatud. Langel pigem võib-olla isegi annab ka midagi. Päris pikad sirged, päris suured kiirust kaeti. Ehk võib ikka täitsa kasu ka olla. Seekord näeme kvalifikatsioonist päris palju. Just nagu oli tollel etapil kaasas Simust minu tiimi sõitja Ugo Rüütli, kelle külge ma panin ka kaamera ja siis näeme ka tema vaadet. Sellele vaatame siis ära päris suure osa kvalifikatsioonist, mida muidu ei teeks. Aga siin oli siis isegi kippus võitluseks minema kohati, kus teine sõitja ilmus siia veel vahele ja oli päris huvitav isegi vaadata. Nii palju võin öelda, et kvalifikatsioonist tuli mulle 17. koht, aga 58.7.02. Polnud kunagi varem 58 sisse saanud. Parim ringiaeg kunagisest ajast on 59.2. Aga need Lange ringiajad on nagu ta on. Kaartidest oleneb väga-väga palju. Olen ka sõitnud korda, kus ma sain vist ühe ringi 59.8, siis sõitsin järgmise kaardiga, sõitsin minut 6. Ja siit läksingi mööda Ugost ja näeme tema pardakaamerast ka minu sõitu. Selle 58.7 ajaga täitsa rahul olla ja siia tuleb üks teine sõitja nüüd veel mängu. Sirgel tuleb siin Ugo järgi isegi. Aga peab teise sõitjaga veel ära mahtuma siia kurvi. Ja nüüd on juba minu kõrval, läheb minust mööda. Kui ma nüüd ei valeta, siis see peaks äkki olema Kristo Kapet, aga ma ei anna pead sellel teemal. Päris kindel ei ole. Kvaligruppe ka kuskilt tagant järgi ei saa vaadata, et kes sinuga kvalis olid samas grupis. Kvalifikatsiooni võitja aeg oli siis 57.161 ehk minu cap kvali võitja ajani 1,6 sekki, mis on tegelikult päris suur. Tavaliselt on see vahe palju väiksem, aga muidugi ta on ise omakorda 0,5 ees teise kohe ajast. Seega päris domineeriv kvali võit. Kui võrrelda teise koha ajaga minu aega, siis on 1,1 sekund vähem, see on juba natukene tavapärasem. Et umbes sekund on nende kiiremate sõitjatega vahe tavaliselt. Ja siin on rada ka natukene pikem ja rohkem kurve, kus aega kaotada või võita.
päriselt huvitavaks asi alles läheb. Läheb mul laiaks. Kaotan seal korralikult aega, Hugo joob järgi, mõtlesin, et lasen mööda, aga tegelikult oli kõik juba selles mõttes liiga hilja, et kurvi minemist juba segasin. Tuli veel üks sõitemängu, kes ma ei teagi öelda praegu, kes see täpselt on. See nii-öelda, see peaks ametlikult olema teine kurv, see on päris keeruline ja seal on võimalik väga palju aega kaotada, väga palju aega võita sellega, kui saad ideaalse joone ja kardi ilusti sealt välja voolima, siis võimalik päris korralikult aega teenida, aga selle nii paika saamine, et sa iga ring suudad seda teha, võtab päris kaua aega, et asi nii käppa saada. Ja noh, iga kart on veid erinev, ikka pead jälle ümber harjuma, ja siis me oleme sellises pundis koos, et siit ei ole võimalik palju aega sõita. Tahtsin nagu mingil määral koostööd teha Hugoga, teda kas lükata või tal tuules olla või siis korda mööda, aga ei tulnud see koordineerimine niimoodi välja. Läks ta nüüd ise tagasi ründama ja jäid korralikult seisma, annan talle rämedalt hoogu. Ja see kaelale head ei teinud. Lasen vahet sisse. Poolt veel jalgadega tulemas. Lasen natukene vahet Hugoga ja selle teise sõitja, kes seal veel on omavahel seal kaklesid ja korralikult kaotasid aega, et ma tahaks nagu puhast kvaliringi ka sõita. Siis jätsin siin natuke vahet. Hugo seal jälle noolimas, kust mööda saaks. Paistab, et ta nagu natukene on kiirem. aga mitte nii piisavalt, et saaks nagu selgelt mööda ja selgelt eest ära. Passib järel, tuleb jälle lähemale. Ja nüüd nagu oleks jalus jälle. Ja, keeruline, selline totter kiirusvahe, seal läheb laiaks, võtab teist joont, et vältida ja kaotavad mõlemad jälle korralikult aega ja ma olen neile jälle oluliselt järgi tulnud. Viimane kalliring veel. Kõige parem teine kurv ei olnud, tuleb üks temast mööda ka. Korralik on koos. Sellega on siis kolli läbi. Nagu öeldud, 17. koht kvalifikatsioonist. Mis tähendab, et ma stardin siis B-hiiti 7. kohalt. Mis tegelikult päris hea kvali tulemus minu jaoks. Et arvestades, et siin oli tegelikult 4 hiidi jagu rahvast.
ja tavaliselt ma pigem olen ikkagi seal C-hiitis. Aga B-hiitiga on üks selline huvitav asi, et ma loosisin endale karti. Mul oli tollel päeval seljas Sergio Perez'e särk number 11. Tõmbasin endale kaardi number 11. Kuulen reaktsiooni kõrvalt Kristjan Salvetit ja kes seal veel olid. Ja siis küsin, et on siis hea kart või? Ja ütlevad, et ei. Kõige halvem kart üldse. Ja sellest saab siis selle sõidu story. Suutsin tõmmata kardi, millega ma olin terve sekundi aeglasem, kui ma olin kvalis. 59.7. Ja selle kardiga sisuliselt võidusõitu polnud võimalik. Järgmised sõitid kiiruse poolest sõitsi 59.4. Ja päris võimatu oli üldse midagi teha. Kart on ka kõige aeglasematest sõitjatest samas sõidus 0,3 aeglasem. Stardiminek ei olnudki kõige hullem, siin ees oli ka natukene mingit rüselust. See on suhteliselt rahulikult. Nüüd juba 3 wide. Kaotan korralikult kohti ja olengi viimane. Peal püsti. Ja proovime hakata siis jõuga suruma, sest muud varianti enam ei ole. Ja siin on juba selgelt näha, kuidas teised kardid liiguvad oluliselt kiiremini kui minu oma. Jõuga surun vahele, seal eespool tegi keegi veel samasugust lollust ja korralik puntratants tuli siit välja. Ja kõik sõidavad Sergel uuesti mööda. Lähen kohe rämedalt kaitsma, see on mu ainukene võimalus. Siin sõidus siis ainukene, kes tahapoole nii-öelda C-finaali kukub, on see, kes jääb viimaseks. Ja C-hiiti võitja siis läheb B-finaali esikohalt startima. Ehk ainuke asi, mis siin sõidus peab tegema, on mitte jääma viimaseks. Ja ma suutsin tõmmata selle kaardi, millega on sisuliselt võimatu jääda mitte viimaseks. Väliskurvist töötab mu ära, et lihtsalt liigub eest ära. Siin ma teen switchbacki. See isegi korraks toimib. Minu ainuke variant oligi loota sellele, et teised kaklevad oma vahel ja kaotavad lihtsalt nii palju aega, et ma joppan ära kuskilt mingi koha, mida ma suudan lõpuni hoida. Aga no, siin ei olnud võimalik isegi kaitsta mitte. Ja nüüd saab näha, kui palju sirge peal reaalselt tõmmatakse mul eest ära. Ma olin kardi kaugusel võib-olla temast. Sirge lõpuks ma olen juba, vähemalt 4 kardi kaugusel temast. Päris karm vahe. Veidi hiljem, ees on korralik punt, kaklevad. Minu lootus järgi jõuda. Ainus lootus. Ja minu sõidu poolest ma sõidan sisuliselt elusõitu ja enam väga palju kiiremini ei saaks, aga lihtsalt kart ei luba. Sirge kiirust lihtsalt ei ole. Siin ma tõmban neile korralikult järgi jälle. Võitlevad. Näevad see sisuliselt 3 wide, siin ma tõmban naeruga endale hoogu juurde. Natuke teeme rahvale. Ja selle 5. ringi lõpupoole ma olen nüüd jälle pundil järgi. See on korralik võitlus käinud ees. Nüüd siis minu lootused jälle natukenegi elus. Siit kõrvuti kaotatakse aega. Nüüd ma olen neil jälle järgi. Ja tuules nüüd suudab see kart isegi enam-vähem järgi püsida. Aga nii kui tuulest välja minna, siis hakkab ajakadu jälle tulema. Tuule efekt on ikkagi tuntav. Ja nagu näed, siis tuules sirgel ma püsin enam-vähem järgi. Aga seda on nii võimatu hoida.
ühe koha nüüd suutsin siin uuesti teenida. Et kisub laiaks. Ma olen sisekurvis. Mitte väga palju aega kaotada. Teine ei saaks switchbacki teha mu peale. Aga nüüd tuleb pikk sirge. Lähen kaitsvale trajektoorile. Aga mul pole lihtsalt relvaanse arsenali, millega siin kaitsta. Pole mingit võimalust. Lihtsalt nagu postist mööda. Ikkagi punt veel kakleb, päris lootusetu seis ei ole veel. Reaalselt vaja lihtsalt ühest kardist ees olla finišis. Ja see tähendaks B-finaali. Kus minu arust ma ei olnud sõitnud alates eelmise aasta Rapla GP-st. Ma viimasena või eelviimasena mahtusin veel B-finaali. Kaheksas ring. Aga sirgel on tuules. Nagu näha, tuules natukene paremini püsib, aga päris tippkiiruseni jõudes jällegi tõmbavad eest ära. Kõrvuti siin nügivad. Saan korraks kõrvale sisekurvi. Peaaegu, et tükatakse murule. Ma saan nüüd sisekurvist minna möödasõidule. Saan isegi koha kätte. Siin nüüd hetkeks mul tekkis juba lootus, et äkki on võimalik ära hoida, äkki on võimalik päästa siit midagi. Sain selle ühe koha kätte natukene enne lõppu. Aga ei, sirge kiirus lihtsalt nii palju tugevam, et isegi seal keskmisel, raja keskel oleval sirgel ei ole võimalik midagi teha. Oli vaja momentumit hoida, nügisen natukene. Aga nüüd isegi tuul ei aita. Läheb lihtsalt eest. Viimane ring jäänud. Aga ei midagi. Jääb mulle see 10. koht. Ja kukun siis sellega C-finaali. Olen küll startinud C-finaali esikohalt, aga ikkagi B-finaali kaotasin tänu sellele kardile. Ja väga rahul ma selle asjaga ei olnud. Sest selle kardi kohta räägiti minust juba kvalifikatsioonis, et see on väga kehv. Üldse polnud rahul. Kindad kiiresti käest ära. Selle kardiga pole mõtet sõitma minna põhimõtteliselt. No ei olnud rahul. Ma ei ole vaadanud, kas lubab, aga kurat, seal on päris jõhker. Sealt, ma ei tea, võib-olla ründab mööda ka. Sealt oli kõrval kuulda, kuidas räägiti juba tulevast viimast. Ja arvati, et sellest sõidus ilmselt ei tule. Et äkki läheb mööda. Ja et äkki veel ei tule. Et siis läheme soojendusringile C-finaaliks. Ja see oli siis minu reaktsioon sellele, kui vihma hakkas sadama poole soojendusringi pealt. Väga ootamatu, aga iseenesest polnud vihma vastu midagi. Lihtsalt märjaks saab ja ilmselgelt vihmakombet mul kaasas ei olnud, et oleks isegi kasu olnud, sest mina ei ootanud üldse vihma enne sõitma minekut.
tuli mulle täieliku üllatusena. Siin teistega ka näitame, et vihma tuleb. Lukas Tark seal paremal teiselt kohad startimas. Ja valmistume siis muutlikeks oludeks. Praegu on veel rada täitsa kuiv. Ja läheb, peaaegu tegin valest oledi ka. Jään täitsa vasakut äärт, paremalt 2 tükki saavad mööda, kuskilt tagant rivist juba hüppasid. Kerged poisid. Esimest kurist saan teisele kohale tagasi. Ja see on siis tõenäoliselt üks kõige kaootilisem võistlussõit üldse kogu mu kaardisõitmide ajaloos. Siin natukene oli juba live. Kiires kurvis. Ülejäänu on nagu veel väga okei. Püsin isegi järgi praegu. Aga taga on mul ka juba päris mitu küsijat. Lõikasin äärekivilt. Päris hästi sai isegi kurist välja niimoodi. Tavaliselt küll ei teeni. Et tuli mul sisekurvist ründele keegi. Ja suutsin voolida piisavalt hästi ennast kurist läbi, et hoian selle koha ära praegu. Jäi väliskurvist piisavalt hoogu. Ja läks nüüd uuesti ja nüüd ma enam switchbacki ei saanud siit kurvist. Siis ta võtab koha ära. Ja nüüd on juba märjem. Vahepeal juba ka vihmaplekke näha. Ja kaamera objektiivi peal ka juba. Taga on juba päris libe. Saan päris hea väljakiirendus isegi viimast kurist. Et seest poolt ideaalit maha. Ideaal kõige märjem, või noh, märjas ideaal kõige libedam raja osa üldse. Tekkis kaotan ühe koha. Siin sisekurvis ja pidamist väga enam ei ole. Võida minna kohe tagasi ründele, aga nüüd väliskurvist isegi hoidis. Aga jõudsin sinna äärekivile. Nüüd on juba korralik ja vihmapiisku ka juba näha alla lendamas. Esikoha sõitel läheb laiaks. Teenin koha. Ja siin on ka nüüd juba päris libe. Mul on joon parem. Läks pool spinni seal konkurendil. Ja lähen esikohale. Ja natukene isegi hingasmisruumi ka. Läheb siin päris laiaks. Seest kedagi oli juba ka näha, aga ma saan päris hea väljakiirenduse oma joonega. Ja kõik tundub nagu ilust ära. Olen esikohal ja isegi ehitan mingit vahet sisse ja siin oli mingi huvitav joon olnud, peaaegu jäin seal seisma ja siis sain otse väljakiirenduse. Tundub, et see isegi toitis võrreldes teistega. See tekkis päris korralik vahe juba sisse. See nüüd läks lappama. Vahet teil oli. Ja nüüd on see kurvi sisse ja läinud ta ongi. Muru peal tuleb veel üks klient sinna ja barjääri tagant siis lähen rajale tagasi. Jõuan rajale tagasi 4. kohal. Iseenesest päris okei. On siin Art ees, kellel läheb natukene libisema, jääb aeglaseks ja ma annan talle ka veel kõksu juurde ja läheb Art spinni. Kaotan siis nüüd ka nüüd rämedalt kohti, kukun 7. Siis 1. 7. ühe ringiga.
ja nüüd vaatan, et siin minnakse maru aeglaselt. Ma lähen offline'i, kus on pidamist ja isegi saan täitsa seisma, aga jälle jäin halvasti kokku artiga. Võtan arti välja, vabandan ka seal kohe käega. Ja see ei ole veel kõik, arti me näeme pärast veel. Tõusulusega jätkan 7. kohal. Nüüd on juba väga-väga libe siin. Siit väljast joont, aga siin on driftist ka kummi maha sõidetud ja läheb seal laiaks. See drifti kumm andis veel nagu eraldi taseme libedust juurde. Siin on nagu see joon, mida sõidetakse kardiga. See on kummi täis. Ja siis eraldi kummi täis on veel see, kus on drifti autoga showrun'e tehtud. Läheb üks sõitja spinni, teenin koha tagasi 6. Ja nüüd läheb mul endal spinni ja siit tuleb art täiehooga külge. Me saime ikka päris mitu korda kokku. Nüüd ma olen siis kukkunud 8. Võtan siin alternatiivjoont, proovin pidamist leida. Liiga hästi välja ei tulnud praegu. Siin minu ees siis Hugo. Päris on päris hea pidamise ja saan sisse lõigata late apexi jaoks ja saan Hugost mööda. Ma olen jälle artil järgi. Siin mõtlesin juba, et ma sõidan talle tagant sisse, aga sain kuidagi moodi pidama niimoodi, et ise läksin natuke laiaks. See V5 siin on päris häiriv praegu, keset kahtimist. Mõlemad libiseme siit läbi. Üritan siin mingid joonetrikke teha, aga see šikaan on väga kehv võtta vihmas. Ringi lõpus teeb üks sõita spinni, tõusun 6. uuesti. Siin kisub peaaegu murule, isegi korraks vist käisin ära muru peal 2 rattaga. Aga jäin ellu. Võtan siit nüüd seda väljast joont ja lõikan kurvi lõpus sisse. Ja see toidab mind päris hästi seal kurvis. Mul oli nagu korralik eelis teiste eest. Mul seda nagu võtsin paremini. Siin jälle maru lähedale tulin artile. Siin ma olen nüüd ninaga juba artil kõrval. Paremini sealt kurvist välja. See on selle kohaga võetud. Nüüd siis järgmine koht, keda noolida. Sain parema väljakiirenduse, aga ta on ilmselgelt oluliselt kergem kui mina. Sirgel liigub paremini. Ja siit see kurv nüüd ka väga hästi välja ei tulnud, head väljakiirendust ei saanud. Siit saime siit päris hästi joone paika, aga väljumisel läks ikkagi natukene libisema ja kiirendus ei olnud päris see, mis ta oleks võinud olla. Aga nüüd on mul palju parem joon. See on väga lähedale. Möödasõidu võimalust ka päris keeruline otsida kohati sellistes oludes. See joon, kus sa saaksid mööda sõita, see võib sul sisenemisel olla päris hea pidamisega, aga kui sa jõuad kurvi sisse, siis sa oled ise seal libeda peal. Artil läheb seal spinni jälle.
sain seekord hakkama niimoodi, et ei aidanud teda spinnile ja ise ka ei kannatanud. Siin ma olen jälle järgi. Saan isegi parema väljakiirenduse natukene. Viimane ring nüüd ka algamas. Saan päris hästi välja. Ma olen täitsa järel ja tean, et ta siin kurvis sõidab kehva trajektoori, sõidab sisuliselt kuiva trajektoori ja kaotab sellega päris korralikult aega. Ja saan oma late apexi sisse lõikamisega juustadest mööda väga sujuvalt, seest lõigates samamoodi nagu Hugost enne sain. Ja draama ei ole veel lõppenud. Viimase ringi viimases kurvis suudnud teha spinni. Ja Art tuleb siit mööda, aga Mr. Neymar teeb ka spinni. Ja viiendana ma siis selle C-finaali lõpetasin. Sõit, mille tõenäoliselt oleks võinud isegi võita, aga läks nii nagu läks. Kaootiline ja draamat oli väga palju. Ei ole ilmselt draama rohkemat sõitu varem olnud. Teeme Artiga väikse ruiska. Lõpisime ära. Ja sellega on see etapp läbi. Järgmised 2 etappi jäi mul vahele ja järgmine corneri etapp, mille ma sõidan, on siis Raplas.